ema juures elasin kord kogu suve. Vana ema ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja manki, kuid rannas on vaid üks võrku paikav papi. Siin kauges külas teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Siin ei ole pangaautomaati, on vaid naati, palju naati. Pole noori, pole ühtki poodi, miski pole linna moodi. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks teiseks juuniks. Siis on piidu, teise küla piidu, seal on noored, teised noored. Siin kauges külas teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Korraks vaatan selja taha veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Korraks vaatan selja taha veel. Tühi rand ja Nõmme liivatee. Armas pere, armas vanemad, abikaasa, lapsed, kallid sõbrad, kes te siia tulla saite. Ma siiralt tänan teid, et te täna olete minuga, minu jaoks niivõrd tähtsal päeval. Ja mul on üks siuke väike jutt. Mõned on märganud, mõned teavad, mõned märkasid täna ühte silerdavat sõrmust minu sõrmes. Jah, see on nii 17 aastat kestnud katseaeg, Evega sai läbitud edukalt ja nüüd kannab Eve perekonnanime Grupp. Aga ma ütlen teile, et see on niisugune väike uudis, mida enamus teavad, osad ei tea, aga täna on siiski minu 50. juubel. Et ma palun teid kõiki, et ärge kahte üritustest jääga. Et meie siiras otsus oli ära registreerida see 17 toredat katseaastat vaikselt oma ette, oma pereringis
seda me tegime ja siin me oleme, et pidada selle aasta ametlikult kõige suurem üritus, sellepärast et ilmselt valitsus ja kõik teised on meie vastu, nad ei taha, et me saaksime rohkem pidusid pidada. Nii et täna on see võimalus, aga ilma, et ma nüüd siin pika kõne peaksin ja veel kord toitlustajad häiriksin, siis ma veel kord tänaksin eraldi ikkagi oma vanemaid, kellele ma olen nagu tõesti siiralt tänulik, et ma üldse siin olen, siin ilmas. Kindlasti minu armas abikaasa, kes on kõik need 17 aastat mind kannatanud ja kindlasti ka põhjus, miks ma siin teie juures olen, on tema. Aitäh teile sulle. Ma tänan oma lapsi, kes on kasvanud suurteks ja tublideks. Igaühel on juba oma siht silme ees ja aitäh teile. Ja aitäh sõbrad, kes te siin olete. Te olete sellepärast ju siin, et te olete minu sõbrad ja see on põhiline. Et täna saan ma pidada ühe mõnusa peo heade sõprade ja toredate pereliikmete keskel. Aitäh teile ja let's party! Tänan! Isa on väga loominguline, sest et tänu talle oskan ma laialt mõelda, ma oskan kirjutada ja ma ei tea, võib-olla tuleb ka see laulusoon sealt, kes teab. Igatahes ta on humoorikas, mida ma mõtlen selle all. Kujutage ette, esmaspäeva hommik, kell on ütleme 7:30. Ma magan oma 6. tunetundi ja mu isa tuleb ja lihtsalt hakkab täiest kõrist laulma ja ta plaksutab. See vahepeal ma olen väga väsinud ja see võib tunduda natuke, see on väga turgutav ja karastav, ütleme niimoodi, aga samas õhtul, kui ma mõtlen selle peale, siis mõtlen, et see oli nii nagu tore, et ta viitsis tõusta minu nimel ja mulle lauda, et see on ju tegelikult väga soe soov. Isa on väga hooliv, vahepeal liiga hooliv, näiteks lähen toast välja, olen mingi 5 minutit välja, siis häliseb, kus sa oled? Ma ei tea, läksin välja just. Okei, tule siis 10 minutit pärast tagasi. Okei. Osad panustavad rohkem andmisesse ja mina tegin siis isale tegelikult ühe kingi ja ma alustasin seda 11. september. Ühesõnaga, tuli siis suvel ema minu juurde sellise mõttega, et Eva, et tead, et isa jube tuleb, jah, tean küll, ja siis ütles, et sa võiks teha midagi. Siis ta ütles, et aga ma olen üks maal. Okei. See võiks olla selline A0 või A1 või midagi. Mis asja nagu? See on ei. Ja siis järgmine hetk sügisel tirista mind juba lõuendipoodi ja siis ostsin selle valge 70x100 lõuendi täiesti kogu. Julge midagi teha selle, see on nii valge, nii puhas, nii rikkumata. Väga huvitav oli seda teha, sest et ma pidin kogu aeg nagu mingit jama isale ajama, et isa lihtsalt, kus sa oled? Kadriorus, mis teed seal? Jalutan. No igatahes panin sinna palju aega sisse, palju armastust, mõtlesin, olin kogu aeg 100% selle juures ja see pildi peal, see on nimelt pilt, mis on, selle pildi võib siis tuua, ühesõnaga, ma saan siis paremini nagu natuke seletada. Nii.
siin pildil on 15 viinamarja, ongi mõttega, et ma tean isa 15 aastat. Ja see oli minu meelest hästi lahe pilt, sest see on tehtud isa kodus siis. Jah. Ja seda oli keeruline teha, ütleme nii, et mul oli vahepeal hetki, kus ma mõtlesin, et okei, sellest ei tule nagu mitte midagi, nagu need inimesed ei ole sarnased, nagu ja riided väga tore, isa pintsak on ja meeldib ja kusjuures siin ei ole üheski kohas ei ole musta värvi kasutatud, nagu ma õppisin selle tööga nii palju. Igatahes vahepeal mõtlesin, et päris lootusetu, et nagu ma ei tea, kas ma üldse annan selle üle, et nagu midagi ei ole sarnane ja niimoodi, aga ma ei läinud seda kunagi tegema nagu tundega, et ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei viitsi. Ma läksin iga kord mõtlesin, et ma saan oma juhendajaga rääkida, ma saan teha nagu midagi, mis on nagu mingi suurema eesmärgi nimel, siis nagu jah, see ei ole mingi hea tegevus. Aga nagu selles suhtes, et ma tean, et see peaks, ma loodan, et see valmistab mu isale rõõmu ja et ta mõistab läbi selle, kui oluline ta mulle tegelikult on. Ja see kõne ei olnud suurem asi, aga aitäh, et sa oled. Keegi kolmas ilmud on me vahele, tunnen sinu huultelt ma tema tervitust. Keegi neljas ilmud on me vahele, tunnen sinu mõttes ma tema tervitust. Keegi ilmud on me vahele, tunnen sinu silmis ma tema tervitust. Kallis poeg, hakkan natukene ümber nurga selle jutuga. Emaga vaatasime siin pilte. Ilusad pildid, vanema aja pildid, noorema aja pildid. Vaatasime oma pulmapilte ja siis ma vaatasin, et sinu vanaisa oli jupimaad noorem 68. aastal, kui sina oled praegu. See pani natuke kukalt kratsema, et vaata, kus kuramad on elu läinud. Sel ajal muidugi ei olnud sinust veel, ütleme nii, et ei olnud plaaniski, olime noored, elasime rõõmsat elu. Aga see kasvamine oli sul omamoodi muidugi problemaatiline, sellepärast et see elu oli nii nagu praegusega võrreldes, ta oli ikkagi hoopis midagi muud. Aga nii palju ma pean ütlema, et muidugi nüüd takkajärgi ma olen mõelnud seda asja, et kindlasti ma oleks pidanud rohkem tegelema sinuga. Mitte halvaks, vaid sinu kiitused peab ütlema, et sa olid selline ikkagi päris oma teed juba nagu võis ette aimata, et ega sinust niisugust tavalist tamanegu nõginina ei saa, sest mul on nii hästi on meeles, kui sul see klassivend, kes unistas, et tema saab autoremontijaks, et kujuta ette, et kus raha tuleb ja siis minu pojakene mainis talle selle, et sa võid ju autoremontija olla, aga mina sõidan autoga ette ja sina remondid minu auto. Ja ausalt öeldes, mul on ääretult hea meel, et sa oled oma eluga oled ilusti hakkama saanud ja edukalt oled läinud edasi ja oled oma plaanid täide viinud. Oleme õnnelikud ja tänulikud, et sa oled meil selline poeg, nagu sa oled. Ja ma usun, su lapsed ka on täpselt nii, nagu sa ütlesid, et on oma sihi leidnud ja seda on ka tore vaadata. Et ka kõige noorem laps on sul sellise üllatuse tegi, et kahjuks enda poolt ei ole midagi sellist pakkuda, aga enda poolt võime pakkuda, et me oleme sinu teinud. Et soe oleks. Ja Indobre Lutz aastast 1070.
Läheb liha külge ja süsi on hea, orgaaniline. Nii et nagu ütlesin, homme on kõigil kõhud korras, sellepärast et süsi läheb liha külge ja süsi on hea, orgaaniline, puhas, 100% efekt. Siim Koppel on maailma parim Eesti trummar.